võte. Ja tervitus veel kord, et tere tulemast vestlusõhtule. Meil on täna siia kutsutud üks ääretult äge mees. Pikaaegne päästeteenistuse mees, kes oli üksjagu pikalt nii-öelda siis teenistuses Eestis, aga veel pikemalt on ta olnud Soomes. Ehk siis Villu Ojassoo. Ja ma loodan, et täna saab selline tore natukene ka meenutustega ajaloost vestlusest, pluss siis kõik see, mis Soomega puutub, need kogemused ja asjad ja nii edasi. Et minu kogemus Villuga, mis mul endal hästi meeles on, see on nagu üks kuidas Eesti arenes sellel ajal. Ütleme nii, et meil polnud igasuguseid erinevaid Eesti riigis juhendeid olemas. Me arvasime, kuidas keemiasukeldumist näiteks teha. Ja siis sellel ajal nii-öelda mõtlesime, et Tallinna Tuletõrje Päästeamet koostab ise keemiasukeldumise juhendi. Oma teenistust, tal on õigus selleks, Eesti riigis polnud seda asja veel olemas. Ja Villu oli see mees siis meil, kes oli Soomest tulnud. Sa käisid seal koolis. Ja Villu sai sellise spetsiifilise ülesande, et valmistada ette soomlaste heal baasil Eesti, Tallinna Tuletõrje Päästeametile siis keemiasukeldumise juhendi. Sinu asi oli eelnõu draft oli teha ja me siis natuke timmisime seal asja edasi. Nii et see oli minu jaoks kogu teenistuse vaates üks ääretult oluline arengumuutus, mille siis pärast hiljem väikse redaktsiooniga võttis siis Päästeamet üle. Kuni pärast tuli siseministri määrus ja nii edasi, need asjad on läinud ja pärast jälle Päästeameti peadirektori käske. Nii see oli jah. Nii see oli jah. No nii, tere. Minu nimi on siis Villu Ojassoo ja alustasin siis karjääri 1. aprillil 1993, sest juba hirmus pikk aeg. Mida ma peaksin ütlema, et see oli väga keeruline aeg. Esiteks see oli just see ülemineku aeg, kus ei olnud ei midagi ega kedagi ja see oli ka see aeg, kui oli siis ka alternatiivteenistuse aeg, et inimesed siis said teha oma siis sõjaväelise osa siis just seal siis kas siis no ütleme, et üks oli siis tuletõrjes. Üldsegi, et tuletõrjesse saada, pidi olema siis hea füüsiline vorm ja psühholoogiline. Ma mäletan seda siiamaani, et me käisime näiteks jooksmas Piirital. Siis me käisime ujumas Dünamo basseinis. Aia tänava. Jah, seda enam ei ole. Nii, siis oli, et Lilleküla komandosse pandi siis püsti redel, et pidi redeliga üles ronima. Ja siis oli Lillekülas oli ka siukene asi nagu Kipi baas. Kipi baasi all oli siis siukene laborant, mille siis pidi ka läbi käima. Ja siis Lembikitu tänaval oli siis ka psühholoogsed testid, et ühesõna, kui need tegi läbi, siis sa juba nagu said otsaga siis nagu tuletõrjesse. See oli suur asi. Need läbi käia. Ja mis ma võiksin öelda, et alguses oligi see, et see kogu see siis ütleme koolitus oli ikka komandosisene. Et olid rühmapealikud või vahtkonna vanemad või kelle nimega nüüd praegult on. Et ühesõnaga, need olid need, kes siis võtsid selle siis karja nagu poisse, võtsid enda alluvusse ja hakkasid siis neid treenima. Minul oli üks väga aktiivne inimene, tema nimi on Jüri Rohtla, kes teab, kes ei tea. Ja siis see oli see mees, kellele meeldis väga redel. See redelit sai teha hommikust õhtuni. Ja siis, mis see oli, siis oli ka lahikarnimised, mis olid siis ka lemmikasi. Ja muidugi see, et iga jumala kevad käidi kontrollimas hüdraante
ja see oli nagu aamen kirikus, et siis käid otsimas neid hüdrant'i igalt poolt, küll metsa seest, küll põldudelt ja nõnda edasi, et see oli ka üks siukene, mis ei lähe nagu elu sees meelest ära, et ma pole elu sees vist nii palju hüdrandigaasi tõstnud kui sellel ajal. Muidugi üks asi oli see ka, et see varustus, mis meil oli, see oli tohutult kehv. Meie rühma pealikul siis oli siis veel Allilt Nõukogude Liidust pärit siuksed, ma isegi ei tea, mis riietus see oli, aga igasugused mingi present oli ta seljas kogu aeg. Et presendiga oli see. Aga meil olid siis siuksed kummist mustvalged siuksed asjad. Nad ei kannutanud ei kuuma ega külma, et see oli päris siuke narr minna. Noh, ütleme siis põleva maja kustutamisele, et siis see kumm hakkas juba sulama. See oli siis šturmriietus. Mina ei tea, mis ta oli. Ega mina ei tea, mis nad olid igatahes, kummist nad olid igatahes ja ei olnud ta eriti nagu siukseid ja. Ja siis olid siis alusriietus, mis seal all olid siuksed puuvilases siis triiksjälgid. Ja siis oli ka siis siuksed traksidega siuksed kombinatsioonid või. Et ühesõnaga siuksed rohelised. Et need olid ka nii paksud, et siis kui oli juba 28 kraadi oli väljas oli sooja, siis noh, siis oli nii, et jalge vahel oli kogu aeg märg. See oli nagu siukene asi. Ja kindlasti, et üldsegi saada mingisugust siis heaks tuletõrjaks olid sellel ajal ka hingamisaparaadid ehk siis KIP 8. Ja see oli nüüd natukene siukene keerulisem, et sellega, kas see oli sul peas või see ei olnud peas, läbi selle hingalt oli väga-väga raske. Ükstas kamma, mis pidi. Kui ma tulin Lilleküla komandosse siis alguses, siis oli sedasi, et oli variante ja oli situatsioone, kus ühesõnaga oli sillid, olid põhiautod ja need oli rahvast täis. Seal olid siis ka üks voolikuauto ja seal oli tavaliselt 2 inimest oli. Siis oli ka redelauto, milles oli 2 inimest, siis oli päevnik ja siis veel tihti peale ka sedasi, et nii palju oli inimesi oli üle, et nad ei mahtunud kuskile peale, vaid nad olidki seal, lihtsalt ei saa, sellepärast, et nende kord oli siis tulla tööle. Ja kui alguses oli siis humanitaarabiga, siis sai ka hiljem siis ka ühe mersu. Ma mäletan see Lilleküla. Ma ei tea, kuidas teistes komandades oli, aga meile siis tuli üks mingisugune mersu, mis oli ka siis Saksamaal saadetud ja see oli ka nii ära trööbatud juba siis, et see hakkas kohe varsti lagunema, et siis seal ei olnud ka nagu erilist nagu asja. Kas siit keegi mäletab seda MB-11? Et kui hea jooksuga ta tegelikult oli, ka kiirus kogus hästi. Seda nüüd küll. Võrreldes silliga. Ja, loomulikult. Ja selle Lilleküla aja, mis nüüd, ma sain sealt väga palju, tähendab, mida ma tahaksin öelda kogu selle asja kohta on see, et mida nüüd siis Soomes kindlasti ei ole ja ei tule ka, oli see, et sellel ajal, kui ma olin nüüd Eestis, olin tuletõrjes, siis ma ütleksin, et algusaegadel sai väga-väga palju preemiat. Ükstas kama, mida sa ka ei teinud, sa alati said preemiat. Ma mäletan, et kõige esimese preemia mulle kirjutati välja selle eest, et millegi pärast olin ma siis esimest korda, esimene kuu aega üldsegi, et ma saaksin auto peale, olin ma nagu päevlik. Kui inimesed sõitsid välja, siis ma olin seal komandas, vaatasin, et uksed hakkavad kinni ja tuled oleks kustunud. Ja siis, kui mul sai see kuu aega sai siis nagu täis, siis öeldi, et et nüüd sa võid siis poiska minna siis teise auto peale. Ja juhtus siukene asi, et ma olin teise auto peal ühe autojuhiga kahekesi ja tuli siis sinna kuskile, nüüd ütleme sinna, ütleme Liialaia tänavale kuskil sinna kanti tuli üks siis majapõleng tuli ja seal kõik kesklinn oli seal kohal ja Lilleküla oli kohal ja siis olid seal veel igalt poolt mujalt ümber Tallinna
ja siis kõik jooksid sinna majja ja hakkasid asju tegema, aga siis me selle tasakesi selle teise vennaga siis läksime sinna, noh nagu öeldi, et teie jääte nüüd siia maja taha jääte seisma. Ja siis sinna teise korrusele akna peale tuli üks vanem proua, kes ütles, et appi, pääske mind siit ära. Ma ei olnud elu sees seda redelit lahti võtnud ega mitte midagi ja siis selle autojuhiga siis ikkagi me saime kuidagi moodi selle katuselt selle siis redeli saime ära ja siis me saime selle vastu seina panna. Sinna jäi veel ikka redeli ja selle tädi vahel jäi veel üks, ütleme 1,5 meetrit. Aga ära me sealt tõime ja siis me saime, mina sain sellest sain preemia. Kuigi ma ei, saati isegi aru. Järgmine asi, mis oli väga suur asi, oli see, et tehti neid tuletõrje siis võistlusi. Ja seal sai siis tõmmata ka siis seda Tallinna professionaalidega siis konksu ja siis tõmbredelit ja nõnda edasi, et siis kui said esimese 3 hulka sai ka siis preemia, et ükskord oli see võimalus, et ma sain ka selle ühe preemia selle eest. Ja selle kohta võiks öelda ka, et see oli selles mõttes oli see väga raske aeg, et olid igasugused süütajad, käisid ringi. Kui ikkagi tahtsid naabri mehe krunti saada, siis kõige lihtsam oli see, et paned naabri maja, paned põlema ja siis see krunt ongi sinu. Hullem olid siis ka need pommiplahvatused. See oli ka üks siuksed asjad, et neid oli ka päris palju ja neid oli. Ja selle Lilleküla nüüd selle osal nagu võiks öelda see, et kõige suurem ja rängem õnnetus oli marjapoe katuse sisse kukkumine. See oli kõige külmem minu meelest talve eelmis üldse kus olla. Ja see oli see, et see oli just ühe mingisuguse olümpiamängude avamise, ennem avamistseremoonia, sest meil kõik olid valmis tehtud sinna Lilleküla sinna puhkeruumi. Kohvid, teed ja seda teist ja kolmandat, aga see jäi siin meil ära. Nii et see oli nagu selle juures kõige hullem. Kas sul on meeles ka siis sealt samast, kui me vabaks saime, siis ka veel Sikupilli piirkonnas oli öine majatulega? Sinna läksid teised, sinna mina ei läinud. Sinna läinud. Mind saati koju, öeldes, et pole siin rohkem vaja. Siis läks sul õnneks. Ja siis kuidagi moodi see sedasi, et ma olin olnud 2 aastat, olin olnud siis nagu siis Lillekülas ja siis ükskord tuldi jutuga, et nõndanimetatud siis seekord oli see staap, et staabis hakkavad ju inimesed nii vanaks jääma, et meil oleks vaja nüüd siis mingisugustki inimesi, kes sinna siis tuleks nagu siis peale nende lahkumist sinna asemele. Et kas ma võiksin tulla siis natukene studeerima ja olema siis nõnda nimetatud siis kolmas inimene ehk siis abi. Ehk siis ma olin nagu siukene, ma ei oskigi seda nüüd öelda, kes ma seal olin, aga igatahes, et ma vaatasin siis operatiivteenistuse või operatiivjuhi siis tööd ja siis tema abitööd ja põhimõtteliselt ma saingi olla rohkem nagu selles mõttes selle, ehk siis abi siis parem käsi, kes siis aitas siis suurtel tulekahjudel siis vett otsida ja nõnda edasi. Niimoodi. See oli Tallinna Tuletõrje Päästeameti selline vähe laiem projekt, kus siis ka Riigikaitseakadeemia päästekolledži üliõpilasi siis võeti nagu sellisesse samale positsioonile. Ja, seal ikkagi igas vahetuses oli kedagi, jah. Nimetati nii-öelda siis neid õpipoisse siis selle all operatiivkorrapidajateks. Ja siis need juhid olid seal tulekustutus- ja päästetööd ja juhid, igasugused ametimetused seal olid. Ajalooline taustal siia juurde. Ja siis oli sedasi, et siis öeldigi, et seal selles vahtkonnas, kus ma olin, olid väga siuksed sünged ajad olid ja seal toimus ka igasugused väga palju asju ja see abi lihtsalt tervis ei pidanud vastu, ta pidi lihtsalt minema siis töölt ära ja siis tehti see pakkumine mulle, et kas ma võiks siis nagu selleks abiks saada.
kes sel ajal see korrapidaja oli seal? see oli Mere Rei. Mere Rei. Mere Rei polnud juhilube, siis ette autojuhiks rohkem. ei olnud, siis oli autojuht oli ka seal, staabi autojuht oli Habe Raul oli. Reimani Raul või mis ta on, see oli seal. Selle aja infoks lihtsalt taustana, et staabis oli kokku nii-öelda 3 ametnikku, kes siis olid nii-öelda juhtimiste ja valmisoleku eest vastutavad, mis iganes rollides, pluss 2 autojuhti. Et sellel ajal oli siis selline staabi koosseis. Meil oli seal veel Volga, millega siis veel teenistusjuhti veeti ringi ja nii edasi. Niimoodi ja siis on siukene asi, et ja siis täpselt samamoodi, et 2 aastat täpselt tuli täis ja siis ma sain ka selleks operatiivkorrapidi abiks siis. Eks selle nimetusega, mis see siis sellel ajal oli. Ja sellel ajal võib jälle öelda, et oli need kärgatusi ja põletamisi ja süütamisi oli ikkagi üksjagu, võiks öelda. Ja no ma võiksin öelda, et siis, kui ma seal nõnda nimelt see vee eest vastutav, siis olid 2 kõige suuremat pläkki minu elus. Üks oli Univa põlemine, sest ma ei teagi isegi, kus see, ma tean, kus on, aga ma ei tea, mis on ta pärast välja nägi, sest ma ei jõudnud üldsegi sinna kohale. Ja teine variant oli siis ka siis Suveteatri mahapõlemine. See oli ka siukene, et ja vesi tuli, aga tuli natuke liiga vara. Seal oli teised asjad. Ja muidugi kõige hullem sündmus oli see, kui ma nägin ise oma silmaga pealt siis demineerija Loki siis selle plahvatus, kus ta siis ilma oma nägemistest ja kätest ja nõnda edasi. Et see oli nüüd ka üks selle aja hullematest paukudest, siis kui ma just olin selle abina. Villu, kas sa oled juba päris kaugele jõudnud, et see Univa tulega oli aastal 1998, aga enne seda sa said kuidagi sellise võimaluse, et minna Coopia päästekooli õppima, siis tegelikult on nagu see ääretult selline oluline nii-öelda baas, mis viis su seal teenistuses nagu tublisti edasi. Saad sa sellest natuke rääkida? Jaa, see oleks nüüd siukene asi jah, et põhimõtteliselt oli sedasi, et kuidas sa su teele sattusid? Mis sa nagu nii tegid, et sa seda said? Kõik me teame, mismoodi see käib, eks ju. Suuremad ja paksemad ümbrikud ja kõik saab olema. Nali naljaks, aga see juhtus siukene asi, et kui ma nüüd, ma olen seda nagu mõelnud igatepidi, et võib-olla ma õigel ajal õiges kohas ja õige mees võib-olla õiges kohas ja nõnda edasi. Aga see põhimõtteliselt oli sedasi, et Soome ja Eesti siseministrid tegid siukse kokkuleppe, et ühesõnaga, kui on suurem häda olukord, ükstaskama siis just vaadates nagu Eesti poolt, et räägitakse ühte ja samad keelt. Tulekahjul oleks vaja välja õpetada teatud sort siis inimesi Coopia päästekoolis. Ja sellel ajal hakati ka tegema, see oli siis 95. või 4. aastal hakati ka Väike-Maarjasse siis tegema ka päästekooli ja siis leiti, et need inimesed, kes siis vabariigist on siis võetud sinna siis või suunatud siis Coopia päästekooli, lähevad sinna ka automaatselt aastaks õpetama, annavad oma teadmised seal õpilastele. Ja kui see orjatöö seal saab siis otsa, siis nad tulevad nagu omale tööle tagasi. Ja juht oli või siis leping kirjutati alla sedasi, et läheb siis 4 või koolitakse välja 4 juhtipäästöötajat ja siis 6 meeskonnavanemat. Nüüd kuidagi juhtus edasi, et see kursus pidi hakkama peale siis 96. aasta jaanuarikuuses ja detsembrikuuses vabariigist üks inimene ütles, et tema
sinna ei lähe ja tema ei taha seda teha ja siis see koht suunati nagu Tallinnale. Ja siis see kuidagimoodi oli see, et ma olin sellel päeval tööl, kui see nagu välja tuli ja siis mulle öeldi, et kuule, et sa oled nüüd kõige noorem nendest puntidest siin, seal nagu nüüd ütleme staabis või operatiivkorvis, et sa oled kõige noorem poiss, et kas sa siis ei läheks. Ja siis ma ütlesin, et lähen küll, miks ma ei lähe. Oleks muidugi olnud teisi inimesi ka, aga need paremad inimesed olid läinud juba sinna Sisekaitseakadeemiasse oma